Täna on reede, mul on vaba päev ja pärast ma lähen EMS-iga shoppama. Üliveider ongi see, et ma reaalselt ostan riideid põhimõtteliselt. Kui mul on midagi vaja, siis muidugi muul ajal ka, aga muidu 2 korda aastas, kui on soodukad ehk siis suvel ja talvel. Lihtsalt need kõik asjad, mida sul vaja on, saab nii palju odavamalt. Ja see on hea hetk, kui sa tahad midagi oma garderoobis välja vahetada või lihtsalt kuidagi värskendust. Ma ei tea, mina tüdrukuna küll tunnen, et mul on nagu vaja mingit värskust enda garderoobi, sellepärast et muidu ma lihtsalt nagu vaatan neid riideid ja ei taha midagi selga panna või kuidagi see annab nagu enesekindlust juurde ja kõike seda. Nii et me vaatame EMS-iga Rotermanni, mis seal leidub. Ma lähen nüüd teen väikse make-upi kiirelt ja EMS peaks ka kohe siin olema. Kaila, millal me kelgutama lähme? Ehk jõuab mingi 12:30 koju vist või hakkab tulema. Okei. Kas ma võin iga Fifat mängida või? Kuigi ma tahaks sinuga vloge vaadata, aga sa ei taha. Õhtul vaatame. Õhtul on kogukond, siis ei saa. Peale seda. Mida? Peale seda. Siis sa ütled ka, mul on nii väsin, ma tahan mängida. Mul on nii väsin, ma tahan mängida. Tavaliselt on. Ta lubab mulle kogu aeg laupäeviti, et me vaatame pühapäeva hommikul vloge. Ja siis kui pühapäeva hommik on, siis ta ütleb, ootame õhtul, ma ei viitsi praegu, ma ei taha. Ja siis ma pean vaatama üksinda mingid teisi vloge, aga ma tahan vaadata oma lemmikvloge. Kuna veidikene on veel aega, kuni Eva vend jõuab siia ja me saame kelgutama minna, siis ma mõtlesin, et ma mängin Fifat, aga siis mul tuli meelde, et mul on nii palju raamatuid pooleli, mida ma hetkel loen. Et pigem võib-olla loeks mõnda raamatut ja hetkel ma loen sellist raamatut nagu Sun Stands Still. See on tegelikult üpris vana raamat, aga see on ühe Ameerika pastori kirjutatud raamat nende koguduse algusest, nende koguduse rajamisest. Ja see on siiamaani väga-väga hea olnud. Mulle väga meeldib see. Ja ühesõnaga, mul on nüüd ilmselt mingi tunnikene aega lugeda ja siis saame kelgutama minna. Kas sa oled geenius? Tulid ilma kelgutama neid väravaga lukku, et Uku ei saaks tulla. Aga kus teised kelgud on? Ei? No, see oli pime, aga ma ei näinud nagu teist kelgud. Selle poolt on proovida sellega sõita. Väljas on praegu 3 kraadi ja lähme lauluväljakule, aga mis te arvate, kas seal saab kelgutada? Mina arvan, et saab. Karlos ei tea. Mis äkki arvab? Juku? Saab ikka. Jõudsime lauluväljakule kohale. Ilm on mingisugune +4 ja olukord on selline, et on nii soppa kui ka lund. Nii et me ikkagi proovime kelgutada, kuigi see ilmselt tuleb väga gripi. Sellepärast, et see on suht käine, ehk siis ilmselt on ka päris libe ja kiire hoog. Aga
Vaatame, kuidas läheb. Ma ei ole kelgutanud, ma ei tea, no ikka väga palju aastaid. Ma ei mäletagi sõpradega kunagi, vist mingi prügikottidega käisime viimati. Mis sa plärad, mine nüüd. Okei, see on hirmus. Taha panen matsu. Miks sa mul otsa sõidad? Sa pidurdad ju, kallis, see on mõttetu. Oota, ette tule. Sabuna. Sellepärast ma pidurdangi. Mida? Väsin talle, lähme koju. Üles kõndimine on nii raske. Kui nüüd aus olla, siis mina lihtsalt olin autojuht siia, ma absoluutselt ei fiili seda, et ma peaks praegu kelgutama siit. Mine nüüd. Bye! Ära pidurda jalgadega. Ära pidurda jalgadega, sa rikud tee ära. Nagu õige vana inimene. Tasus tulla, see oli väga lahe, aga väga valus ka. Võib-olla oleks paremalt, kui oleks rohkem. Aga oled valmis või? Jaa. Okei. Let's go! Noh, see on su saatus. See on nii kõrgel, et kelk pani mul eest ära ja mul ei õnnetud tagasi teha. No hull ikka. Kui lund veel on, siis tulge kindlasti siia kelgutama. Väga okei. Ja. Meie lähme nüüd sööma varsti. Mitte, et see oluline oleks. Ja. Kus sa telefoni jätsid? Ei, no nüüd on kaasas, aga see lendas ära taskus mul poole teele. Aga me vist teeme ikkagi ühe veel. Ma lõhtasin kelgu ära. Kalja! Vähem krõbinaid sulle. Mida? Ma läksin räige süpegas, ma arvan, mul on jõhkralt sinikat tagumiku peal. Jaa, kui sa pead nägema, ma näitan sulle pärast, mis sukuhüpe oli. See oli jõhker. Ei, ma lihtsalt järsku vaatasin selja taha ja kõik lendasid. Ma olin nii kõrgel õhus, et kelk lendas mul alt ära. Hullu vabandus, ma ostan sulle uue kelgu, kus sa tosta saad? Anna talle see lihtsalt, siin on samasugune üks veel ju. Ei, no see on mõte kaegu. Need kelgud ei olegi just parimad. Meil on tegelikult päris põnevaid videosid tulemas varsti, millest veel ei saa väga rääkida, sest need on natukene nagu saladused. Need on seoses erinevate asjadega, millega me tegeleme. Aga ma võin öelda, et me saame näidata teile väga põnevaid kaadritaguseid, väga põnevatest üritustest ja toimetamistest. Nii et varsti saame juua mõnusat teed ja näidata teile ägedaid behind the scenes ja muid toredaid asju ägedatest asjadest, mis on veel saladus. See oli väga loogiline lause. Nautige teed. Näiteks jasmiiniteed.